Toome nüüd teieni Telia tehnoloogiajuhi Andre Visse ettekande, mis on eelsalvestatud. Andre usub, et naistel on olemas kõikvõimalikud eeldused selleks, et tehnoloogia maailmas läbi lüüa. Ja selle tunnistuseks on ka tema enda töörühm, kus on väga palju naiskolleege kaasatud. Nüüd on aga eeter Andre päralt. Andre, sa oled Telia Eesti tehnoloogia juht ja sinu suu läbi on ainult ühiskonnas kõlama, et naistel on olemas kõikvõimalikud eeldused selleks, et tehnoloogia valdkonnas läbi lüüa. Miks see teema sulle nii korda läheb? No jaa, kui kaua meil täna aega on, et kindlasti neid põhjuseid on väga palju ja võib-olla 3 põhilist, mis mind kõnetavad on, et esiteks kui me räägime tiimidest ja tiimide toimimisest üldiselt ettevõttes, siis ma olen väga suur mitmekesiste tiimide usku inimene. Ja ma usun, et mitmekesine tiim loob nii ettevõttele rohkem väärtust, seal on mõnusam töötajatel olla, kui me loome ka klientidele rohkem väärtust. Teine asi on see, et me oleme tehnoloogia ettevõte ja meil on hästi lai kliendibaas, läbi lõige tervest ühiskonnast. Mis tähendab seda, et tegelikult me peame kõiki neid erinevaid ühiskonnakihte ja ühiskonnagruppe väga hästi mõistma. Ja kuidas me saaksime seda paremini teha, kui ikkagi läbi selle, et ka meil on esindatus erinevatest nendest gruppidest, loomulikult ka siis naistest ja meestest väga hea. Ja võib-olla nagu sinna juurde veel, et kui me võtame, nagu mulle meeldib seda näidet tuua, et kui me võtame näite, et niisugune grupp keskealiseid valgeid mehi tuleb kokku, ja otsustavad, et nad hakkavad tehisintellekti arendama. Siis kui tõenäoline on, et see tehisintellekt suudab arvestada kõigi erinevate ühiskonnagruppidega, vähemuste arvamustega, naiste ja meeste arvamustega? Vist mitte kuigi tõenäoline. Ja meil on väga häid tegelikult näiteid ka maailmast juba olemas, kus tehisintellekti programme terveid suuri on kinni pandud. Sellepärast, et ongi välja tulnud kas rassistlik tehisintellekt või seksistlik tehisintellekt. Et ühe näitena näiteks võib Google'i välja tuua, kelle pildituvastus programm siis hakkas diskrimineerima mustanahalisi ja valgenahalisi. Et kui oli kujutatud näiteks see termomeeter valges käes, siis ta arvas, et see on kas käsi või on tegemist binokliga. Aga kui oli mustas käes, siis ilmselgelt oli see kas relv või käsi. Ja teise näitena siis näiteks Amazon, kelle värbamise algoritm hakkas naiste CV-sid madalamalt hindama kui meeste CV-sid, kui nad kandideerisid tehnoloogia ametipositsioonidele. See on täpselt see case tegelikult, millest me täna räägime. Et miks siis naisi ei hinnata piisavalt kõrgelt just tehnoloogia ametipositsioonidele kandideerides. Ja kolmanda teemana loomulikult me ei saa üle ega ümber tööjõu puudusest meie sektoris. Et kui me räägime tehnoloogia valdkonnast ja tööjõust, siis on ilmselge, et töökäsi on pidevalt puudu ja see on ainult süvenev probleem. Ja kui me võtame naiste kaasatust tehnoloogia sektorisse, siis see on Eestis kõigest 20%. 20% meie tehnoloogia tööjõust on naised. Et see tohutu potentsiaal ja lahendus on meil nina all. Kõik naised tehnoloogias. Sinu jaoks on see teema oluline, nagu sa just siin mitme punktina välja tõid, aga kui me räägime Teliast ja Telia kultuurist laiemalt, siis kui oluline teema see Telia-suguse ettevõtte jaoks on? Väga oluline ja me oleme juba mitmeid aastaid tegelikult mitmekesisuse ja soolise võrdsusega tegelenud. Me toetame soolist tasakaalu ja naiste toomist tehnoloogiasse juba madalatest haridustasemetest alates. Me teeme kõik selleks, et meil endal tiimid oleksid majasiseselt mitmekesised. Ja tegelikult me oleme soolise tasakaalu ettevõtte tasandil täiesti saavutanud. Et Eestis meil ongi circa 50% naistöötajaid, circa 50% meestöötajaid. Aga mulle meeldib Telia kultuuri puhul see, et me teeme päris asju ja me teeme neid asju päriselt. Et üks asi on nagu kuskil paberi peal linnukese pärast asju teha, aga teine asi on nagu tõesti sinna sisse minna ja teha neid asju niimoodi, et endal ka süda rahule jääb.
ja me oleme sealt nagu sammu edasi võtnud, et olgugi, et meil on see sooline tasakaal justkui ettevõttena olemas ja me ju võime öelda, et me oleme tehnoloogiasektori ettevõte, et siis kõik meie tööpered justkui on tehnoloogia tööpered, siis tegelikult me läheme sealt ikkagi veel rohkem süvitsi ja segmenteerime ka endal maja sees ja vaatame tehnoloogia tööperesid eraldi. Ja seal kahjuks see pilt nii roosiline ei ole. Et seal me peegeldame üsna ikkagi turgu ja tehnoloogia tööperedes on meil ka täna naiste osakaal siis circa 20%. Ma näen mingit väikest mõõdukat positiivset trendi, et meile kandideerib nõksa üle 20% naisi täna kõigist kandidaatidest. Et see võiks natukene aidata kaasa, aga üldiselt olukord ei ole ikkagi veel eriti hea. Aga ometigi sa rääkisid, et Telia teeb reaalselt samme ja tegevusi selleks, et see pilt oleks natukenegi rohkem roosilisem, kui see praegu on. Millised need tegevused siis maja sees on, lisaks sellele soolisele tasakaalule ja mida te ühiskonna vaates siis ära teete, et pilt oleks parem? No mina olen isiklikult väga seda usku, et tegelikult me peame alustama juba kõige madalamatest haridustasemetest. Ja sellepärast me toetame ka erinevaid ühinguid. Üks selline on näiteks HK Unicorn Squad, mis on siis niisugune tüdrukutele mõeldud tehnoloogiaalane kursus. Siis meil on enda algatus Telia Tech Girls, kes tegeleb rohkem niisuguse võib-olla teismelise tüdrukute grupiga. Toetame ka Future Heroes programmi, mis on niisugune startupile just orienteeritud ja tüdrukutele mõeldud grupp. Et just niisuguseid algatusi ühiskonnast leida, kus tüdrukuid kutsutakse tehnoloogia valdkonna juurde, sest ma näen tegelikult seda endast isiklikust kogemusest, et meie koolisüsteem ja haridussüsteem ei toeta naturaalselt tüdrukute jõudmist tehnoloogiasektorisse ja tehnoloogia erialade juurde. Mida te majas sees teete? Ma saan aru, et sooline tasakaal on see üks teema, aga ma saan aru, et Telias on ka koondunud kokku suur seltskond tehnoloogilisi naisi, kes inspireerivad teisi ka sellele teemale kaasa rääkima mõtlema. Jaa, ka meil on maja sees siis Women in Tech selline grupeering või algatus, kus siis tehnoloogia naised tulevad regulaarselt kokku, jagavad oma kogemusi ja alati toovad ka väljastpoolt maja siis erinevaid inspireerivaid naisjuhte ja naisliidreid siis tehnoloogia valdkonnast meile oma kogemusi jagama ja eeskujuks olema ja inspireerima. Et selles mõttes mul on väga hea meel, et meil näiteks juhtide seas tehnoloogia üksuses ja tehnoloogia valdkonnas on naiste osakaal üsna kõrge. Nagu ma ütlesin, siis üldiselt organisatsiooni mõttes on see kõigest 20%. Ja need naised tõesti, kes meil tehnoloogia liidrid on, nad on inspireerivad ja nad näitavad eeskuju ja nad võtavad ka seda nagu väljapoole maja viia, mille üle on väga-väga hea meel. Andre, sa oled isa. Sa oled 3 poisi isa. Mõni poiss käib juba koolis või hakkab lõpetama kooli varsti. Kui palju sina oled isana kokku puutunud nende kitsaskohtade või murekohtadega koolisüsteemis, kus tüdrukutel võib-olla ei looda sobivat pinnast üldse selleks, et neil tekiks huvi ja seal edasises tulevikus üldse võimalus midagi tehnoloogialas selgeks õppida, töötada? Väga palju. Nagu ma mainisin ka, siis minu tunnetus on, et meie haridussüsteem ei soosi tüdrukute jõudmist tehnoloogiasektorisse ja reaalerialade juurde. Et just ühel päeval arutasin oma vanema poisiga, kes hakkab 9. klassi lõpetama, et kuidas siis nende klassis seis on. Ja me jõudsime selleni, et mingist hetkest toimub siis nagu selle tööõpetuse jaotumine 2. Poisid lähevad ühte salka ja hakkavad tegelema tehnoloogiaõpetusega. Ja tüdrukud teise salka hakkavad tegema käsitööga. Nii et me juba klassifitseerime ära, et tüdrukud teie asi on siis nüüd nagu kududa, hegeldada ja süüa teha. Ja poisid teie nüüd automatiseerige ja tegelege robotikaga ja vaadake seda ägedat tehnoloogia asja. Ja selle kõige tulemus ongi see, et kui nüüd vaadata ka 9. klassi lõpetamist ja nüüd eriala valikuid, et kuhu siis tüdrukud või poisid suunduvad keskkooli, siis selgelt tüdrukud eelistavad humanitaarõppesuunda ja poisid reaali. No, sinu enda arvates, kust üldse peaks nagu pihta hakkama, et see süsteem või pilt läks paremaks?
täpselt sealt samast rohujuure tasandilt, haridussüsteemist, et miks me neid klassifitseerimisi teeme, miks meil ei ole robootikaringid sellised, et siin need kutsuksid ka tütarlapsi seal osalema. Täna ju tehakse seda kõike Lego baasil, Legod on ju poiste mänguasjad, miks ei võiks Barbide baasil teha ühte robootikakursust. Et me juba kuidagi varasest heast hakkame lahterdama tüdrukuid ja poisse erinevate erialade peale ja siis jah, tüdrukutel ei tekigi üldse seda tunnet, et võiks tehnoloogia eriala valida, isegi kui huvi tegelikult on olemas. Aga nüüd, kui me räägime sellest, et inimene natukene vanemaks juba saanud, ta on juba natukene töökogemus saanud ja näiteks naisterahvas, kes on töökohast ilma jäänud, kas siis koroonapandeemia tõttu või mõni muu loodud tark robot või tehisintellekt on tal selle töö käest ära nabanud. Kas üldse sellises keskeas olev inimene, kas tal üldse on võimalus ennast koolitada või harida piisavalt targaks, et ta siis saaks näiteks siia Telia-sugusesse ettevõttesse tööle tulla? Mis sa arvad? No, eks see on ju väga individuaalne, ma arvan, ja inimesed on väga erinevad. Küll, aga mul on hea meel selle üle, et see võimalus on selgelt olemas. Kui on väga selge tahe, huvi, siis see võimalus ja need eeldused on loodud ja olemas. Et võtame selleks kas või näiteks Vali IT-programm, kus saab osaleda ümberõppel väga edukalt ja meie Telias oleme võtnud mitmeid väga edukaid tänaseks töötajaid just Vali IT-programmi kaudu, kus näiteks ühe näitena võin tuua, kus naisterahvas, kes oli prantsuse filoloog, läks Vali IT-programmi ja tänaseks on meil ühes DevOps arendustiimis testija. Et selliseid näiteid on küll ja veel. Teise nüüd alles alanud programmina on siis Google'i ja Coursera koostöös toimub niisugune teeninduspersonali rohkem programm, mis toob ka naisi just tehnoloogiasektorisse, kus me ka osaleme ja kus me praktikante endale tööle võtame. Kuidas sa ise näed tehnoloogiajuhina, kui palju sinul on tegelikult võimu selleks, et seda pilti, me rääkisime 20%, kas on natukene paremaks maalida? Kas siis Telia võtmes või natukene laiemas pildis? No alustada tulebki sellest teadlikkuse tõstmisest. See sama, mida me siin praegu teeme, see sama, milleks see konverents on ellu kutsutud. Et täna me selgelt näeme, et siin lõhe on ja selle probleemiga tuleb tegeleda. Et see on esimene asi. Teine asi, mis me teinud oleme, on värbamisprotsessi muutused. Et me oleme selgelt värbamisprotsessi sisse toonud ka soolise tasakaalu vaate ja kui vähegi võimalik ja kui meil on ikkagi kandidaatide hulgas nii naisi kui mehi pädevaid ja võrdväärseid kandidaate, siis on meil reegel, et me viimasesse vooru ikkagi võtame ka vähemalt ühe naise, kelle vahelt siis valida. Ma ei usu väga niisugusesse forsseeritud, kvoodi alusel soolise tasakaalu loomisesse. Nagu ma ütlesin, et me peame alustama tegelikult varajasest noorusest, me peame alustama tegelikult sellest, et meil neid kandidaate tuleks kvaliteetseid ka naiste hulgast. Et me ei peaks üldse seda kuidagi forsseerima või survestama, et nüüd valime just selle naisega sinna kandidaadiks, vaid meil tulebki tugevaid naisi nii palju, et me valimegi naisi rohkem. Et seda me saamegi teha. Et panustada ka omalt poolt haridussüsteemi, panustada sellesse, et juba tüdrukud noorest peast asuksid tehnoloogia erialasid õppima ja et meile seda tööjõudu tegelikult turule tuleks oluliselt rohkem ja oluliselt kvaliteetsemalt, et me saaksime ka neid valikuid siis omakorda teha. Andre, aga kui me nüüd vaatame tulevikku, siis milliseid trende sa näed, kas see pilt on tegelikult lähitulevikus paremaks minemas, kus naiste osakaal on suurem ja pilt roosilisem, nagu sa eelnevalt mainisid? Tuleviku ennustamine on üldse üks tänamatu töö. Aga ma väga loodan, sest meil tegelikult ei ole väga palju muid valikuid. Et nagu ma välja tõin ka, siis meil tööjõu puudus ikkagi meie sektoris on väga-väga suur. Ja selleks, et seda olukorda parandada, on ilmselge lahendus tuua rohkem naisi tehnoloogiasektorisse. Ja ma väga loodan, et kõik need algatused, mis ühiskonnas on algatatud ja ka see sama konverents ja kõik need Women in Tech algatused, kaasa arvatud meie enda oma, aitab sellele teemale nii palju tähelepanu tuua
et toimuvad mingid fundamentaalsed muudatused tegelikult meie haridussüsteemis. Meil on juba väga head eraalgatuslikud programmid olemas, kus tüdrukuid rohkem meelitatakse tehnoloogia valdkonda. Sellel kõigel peab olema mõju. Ja kui me vaatame, millal need kõik asjad alguse said, siis mõned aastad tagasi. Ehk siis need põlvkonnad on ju alles tulemas. Ma väga loodan, et tegelikult ka ülikoolidest hakkab suuremas koguses tulema tegelikult naisi välja, kes on õppinud siis juba tehnoloogia eriala ja kes kandideerivad ka tehnoloogia ametikohtadele. No, meie jutuajamine hakkab nüüd läbi saama. Nii lühike, kui see ka oli. Ja üks selline peamine mõte, mis jäi kõlama, oli see, et me peaksime vaatama ikkagi selle inimeseks kujunemise teekonna algusesse ehk sinna haridussüsteemi poole. Aga kui sina nüüd tehnoloogiajuhina tahaksid anda kaasa mõtte teistele tehnoloogiakurudele ja tehnoloogiajuhtidele, kes teistes ettevõtetes toimetavad, siis mis see mõte oleks, et me ei peaks siin 5 või 15 aasta pärast enam niimoodi vastastikku istuma ja teemal naised tehnoloogias rääkima? No ma arvan, et minu soovitus on julgelt naisi värvata tehnoloogiasse, sellepärast et minu isiklikud kogemused ja Telia kogemused on küll ääretult positiivsed. Et ma isegi ei kujutaks ette, et meil ei oleks nii mitmekesised tiimid, nagu meil on. Ja kindlasti julgustada ja inspireerida oma juhte, oma töötajaid rohkem värbama naisi ettevõttesse ka. Ja rohkem ka kindlasti just seda teadlikkust ühiskonnas kasvatama ja meelitama endale naiskandidaate siis konkurssidest osa võtma. Et see on see, mida meie juhtidena täna teha saame. Aga ilusat kevadet sulle, Andre, ja aitäh sulle nende mõtete eest. Aitäh sulle ka, Gustav.